Tere siit Euroopa Parlamendist Brüsselist, nagu ikka alati rõõm kõiki tervitada, tore, et vaatate ja kuulate ja kindlasti ka edasi jagate. Täna on juba 26. jaanuar kell 4 kohaliku aja järgi, kell 5 Eesti aja järgi, neljapäev, nii et oleks mõistlik mõned teemad üle võtta, mis on siin toimunud ja millega me oleme tegelenud ja loomulikult rääkida ka saabuvatest Riigikogu valimistest, mis on ju kõige põnevam. Igastahes jõudsin ma siia teisipäeval selleks, et kolmapäeva hommikul ehk eile hommikul alustuseks osaleda põhiseaduskomisjoni istungil, kus ma olen asendusliige ja et osaleda siis hääletustel, kuna üks põhiliige seal osaleda ei saanud. Ja alati on muidugi põnev siis vaadata ja kuulata, et mille üle ka hääletakse põhiseaduskomisjonis, mille tähelühend on siis AFCO, ehk siis see nii-öelda Constitutional Affairs. Ja oli 3 eraldi raportit, millega siis parlament on siin tegelenud põhiseaduskomisjonis ja mis siis läbisid hääletuse nüüd komisjoni tasemel selleks, et nad läheksid hääletusele ka täiskogu istungitel, tõenäoliselt siis veebruaris Strasbourgis. Ja üks väga põnev teema, mille kohaselt on uus raport valminud, käsitleb siis Euroopa Liidu oma ressursside vajalikkusest. Ehk own resources inglise keeles, ehk omad ressursid kõlab justkui nii-öelda väga süütult ja väga tagasihoidlikult, aga selle sisuline tähendus on muidugi üpriski vastik. Tähendab see eelkõige seda, et kuidas Euroopa Liit saaks uusi ressursse sõltumata siis liikmesriikidest. Ja ainukene variant loomulikult ressurssideks on maksud. Tänasel päeval Euroopa Liidu maksupoliitika on väga selge, et liikmesriigid on maksupoliitikas suveräänsed ja iga liikmesriik maksab siis iga aasta oma osa liikmemaksu näol. Ja sellest moodustub siis Euroopa Liidu üldeelarve, kus seda pärast jagatakse ümber, kuhu lähevad siis põllumajandustoetused, ühtekuuluvusfondid, välisabid kolmandale maailmale ja nii edasi. Ja kõik on muidugi siis kõik need toredad projektid, kus edendatakse võrdõiguslikkust ja soorollide muutumist kaasaegses progressiivses maailmas, mida Euroopa Komisjon näiteks rahastab väga aktiivselt. Aga loomulikult Euroopa Liidule ei meeldi see, et nad sõltuvad liikmesriikidest, vaid vaja oleks ju üle Euroopa Liidulsi uusi makse, kus maksud laekuvad otse Euroopa Liidu eelarvesse. Ja seda loomulikult surub väga jõuliselt ka parlamendi enamus, kellest valdav enamus on loomulikult föderalistid. Ja võite ka üpris kindlad olla, et suurem osa Eesti saadikutest siin Brüsselis loomulikult lõpuks toetavad seda ideed, välja arvatud mina. Igastahes surve poliitiline on olemas ja just nimelt ühe sellise raporti osas oli ka eile hääletus ja lõpuks ühtegi küll eestlast põhiseaduskomisjonis peale minu hääletamas ei olnud, aga kõik ülejäänud poliitgrupid, sealhulgas siis ka näiteks sotsialistid loomulikult ilmselgelt, kuhu kuuluvad 2 eestlast, ka Renew ehk Uuenev Euroopa, kuhu kuulub 3 eestlast või 2 eestlast, 1 Eesti venelane Reformierakonnast ja Keskerakonnast, loomulikult ka EPP, kuhu kuulub ka Isamaa, kõik nad olid loomulikult selle raportiga nõus, mis kutsub üles oma ressursside saamisele, ehk siis põhimõtteliselt liikmesriikide valdusest maksupoliitika suveräänsuse äravõtmine, et Euroopa Liit saaks tulevikus edasi liikuda ühtsete maksude suunas. Ja ainsana vastu oli loomulikult siis identiteet ja demokraatia, kus olen ka mina, nii et eks see näitab nii mõndagi Euroopa Liidu poliitika suhtes. Ja võite ka kindlad olla loomulikult, et väga palju sellest sõltub ka 5. märtsil, kuidas valivad Eesti valijad Riigikogu valimistel, ehk siis millised erakonnad saavad üldse moodustada valitsuse. Võite enam kui kindlad olla, et kui seal valitsuses saavad olema Reformierakond, sotsiaaldemokraadid ja Eesti 200, siis küll siin 2, 3 või 4 aasta jooksul Eesti annab kahtlemata nõusoleku selleks, et Euroopa Liit saaks ka mõned maksud kehtestada liikmesriikide üleselt. Kui aga valitsuses on Konservatiivne Rahvaerakond, siis võite kindlad olla, et sellega me nõus ei ole. Järgmine asi, mis on viimastel päevadel olnud, on külalisgrupp. Me saame kutsuda siia igal aastal teatud hulga inimesi parlamendi rahade eest ja praegusel hetkel on meil külas Pärnu Jaagupi kool, 20 õpilast 9. klassidest koos 5 õpetajaga, nii et eile nad siia saabusid. Meil oli kohtumine siin parlamendis, kus ma siis andsin kiire ülevaate, mida see parlamendi elu siin endast kujutab, oli ka ühine õhtusöök ja täna nad on vast külastamas muuseumi ja linna ja lendavad täna õhtul tagasi juba Eestisse
ja siis edasi tagasi Pärnu Jaagupisse. Igastahes mul on väga hea meel, et selle kooli õpilased ja õpetajad said siia tulla ja loodetavasti on nad oma külastusega rahule jäänud ja loodetavasti andis see neile võib-olla uue vaatevinkli Euroopa Liidu poliitikale ja sellele, mille ees siin mingid saadikud seisavad. Kolmandaks, üks meetod teostada parlamentaarset kontrolli näiteks Euroopa Komisjoni üle, mis on justkui Euroopa Liidu valitsus koos oma ülemkomissaridega, on kirjalikud küsimused. Kirjalikud küsimused, mida saab esitada Euroopa Komisjoni konkreetsele volinikule näiteks ja millele nad peavad vastama umbes vist täpselt 30 päeva jooksul. Ja need vastused loomulikult on väga tihti väga üldsõnalised, lakooniliselt, sõltuvalt sellest, et kas see teema on ebamugav Euroopa Komisjoni jaoks või väga mugav, ehk siis kas on vaja mingeid liikmesriike nuhelda või on vaja öelda hästi demagoogiliselt, et see küsimus näiteks on liikmesriikide pädevuses ja Euroopa Komisjon selles küsimuses seisukohta ei võta. No näiteks eelmine aasta, kui oli kirjalik küsimus, mille ma esitasin Euroopa Komisjonile seoses asjaoluga, et ühes Saksamaa linnakeses avas kohalik kommunistlik partei Lenini kuju, ülistamaks siis Nõukogude Venemaa impeeriumit ja Leninit, kes tõi vabaduse, võrdsuse ja rahu kõikidele rahvastele üle maailma. See oli muidugi iroonia. Ja sellele küsimusele Euroopa Komisjon näiteks vastata ei tahtnud, kuna see pidavat olema Saksamaa siseasi. Aga näiteks kui on mingi muu küsimus, mis on selgelt riigi siseasi ja Euroopa Liidule või Euroopa Komisjonile see ei meeldi, siis hakatakse muidugi nuhtlema siin vitsaga, mille nimeks on Euroopa Liidu põhiväärtused, ühised väärtused, ühtsus, võrdsus, vendlus. Ja nüüd kahel teemal me oleme ette valmistanud kirjaliku küsimuse. Esimene küsimus Euroopa Komisjonile puudutab nende seotust erinevate MTÜ-dega, ehk siis NGO-dega, ühingutega, kes tegelevad tegelikult siis lobitööga, mõjutustegevusega, et edendada oma mingisugust poliitikavaldkonda. Näiliselt on nad justkui sõltumatud, aga tegelikkuses on seal alati taga mingid kõrvalt paistavad, mingi poliitiline ideoloogia. Ja see teema tõusis üles eelkõige just nimelt seoses Katariga ja selle suure korruptsiooniskandaaliga, mis siin parlamendis on lahti läinud, kus sotsialistide kontoritest on leitud sadu tuhandeid eurosid sularahas kottides ja sealt tagant ilmus välja, et selle korruptsiooniskandaaliga on seotud ka mitmed vabaühendused, kes on mõjutanud siis korruptsiooni vaimus tegema parlamenti mingeid otsuseid, mis on neile kasulik. Aga samas on teada, me oleme saanud teada, et Euroopa Komisjon tihti ja ka Euroopa Parlament annab otse infot teatud ühendustele, ilma et enne seda teaksid ka parlamendi liikmed või vastava komisjoni liikmed, kelle pädevusse mingi X teema siis konkreetselt kuulub. Ja siis me olemegi esitanud sellise kirjaliku küsimuse, selle meie algatusega, ehk siis minu algatusega liitus peale minuga 36 parlamendiliiget eri poliitgruppidest ja me saame selle siis küsimuse esitada alles siis, kui kõik need parlamendiliikmed, kes on allkirjastavad sellega digitaalselt meie veebisüsteemis. Nii et ma arvan, et täna või homme läheb see kirjalik küsimus Euroopa Komisjoni pool suunas teele. Ja teine kirjalik küsimus, mille me oleme ette valmistunud, puudutab Lõuna-Aafrika Vabariiki ja Venemaad. Kuna mõned päevad tagasi külastas siis Venemaa välisminister Sergei Lavrov Lõuna-Aafrika Vabariiki, lepiti kokku jätkuvas sõprussuhtes ja selles, et Venemaa korraldab koos Lõuna-Aafrika Vabariigiga veebruari keskel ühised sõjaväeõppused. Ja seetõttu ma tegingi algatuse, et saata väga selge kirjalik küsimus ja ka ühispöördumine siis Euroopa Liidu kõrge välisesindaja suunas Josep Borrellile, et milline on siis Euroopa Komisjoni seisukoht seoses näiteks meeletu humanitaarabiga, mida Euroopa Liit maksab maksumaksjate raha eest loomulikult, meie kõigi rahade eest, igal aastal Lõuna-Aafrika Vabariigile. Ja samal ajal Lõuna-Aafrika Vabariik ilmselgelt tegeleb topeltmänguga, nagu väga paljud Aafrika riigid, võttes ühelt poolt sadu miljoneid eurosid, nagu justkui mingis humanitaarabiks, ja samal ajal siis sõbrustades ja kallistades meile selgelt vaenulike riikidega, kelleks praegusel juhul on Venemaa. Aga samal ajal ka, kui me räägime Hiinast, ehk näiteks Mosambiigis, kus ma käisin alles septembrikuus, Mosambiigis on kõige suurem investeeringute tegija Hiina, kes on üles ostnud väga palju maavararessursse. Mosambiigis on näiteks suurimad gaasivarud Aafrikas ja seda gaasi on ka meile vaja tegelikult energeetikapoliitikat vaates.
ja samal ajal maksab 100 miljoneid eurosid Euroopa Liit igal aastal humanitaarabina. Ja muidugi Mosambiik võtab seda kui, et nii see peabki olema, et teie maksate meile igal aastal meeletuid summasid ja meie samal ajal teeme, mis tahame. Kas sõbrustame siin Hiinaga või Venemaaga või kellega iganes veel. Ja sama asi on täpselt praegu Lõuna-Aafrika Vabariigiga. Nii et meie küsimus puudutabki seda, et kuidas on võimalik jätkata raha põletamist riigis, mis ilmselgelt mitte kuidagi meie huvide eest ei seisa ja tegelikult töötab meile vastu. Nii et vaatame siis, mis siis kuu aja jooksul, kui need vastused tulevad, mida on siis Euroopa Komisjonil öelda. Mu lootused loomulikult ei ole ülemäära suured. Üldiselt hakkab sealt tulema väga ümmargust juttu, et mismoodi ikkagi peame aitama ja edendama ja looma sõbralikke suhteid ja loomulikult me mõistame hukka Lõuna-Aafrika Vabariigi ühissõjaväeõppused Venemaaga, aga me peame töötama nendega üheskoos ja nii edasi ja nii edasi. Aga vähemalt me proovime. Ja lõpetuseks, homme hommikul on aeg tulla tagasi Eestimaale. Järgmine nädal ma tulen taas Brüsselisse ja parlamenti alles kolmapäeva varahommikul, kuna teisipäeval toimub suur kampaaniaüritus Viljandis, kus erakonna esimees Martin Helme peab oma ringtuuri kõne ja kus ma ka ise esinen. Nii et kui kellelgi on mahti ja soovi, siis tulge 31. jaanuar kell 6 Viljandisse Pärimus muusika aita, kus toimub meie kampaaniaüritus. Seejärel kolmapäeva varahommikul lendamas ja Brüsselisse, kuna toimub miniplenaar, nii-öelda väikeses mahus täiskogu istung, mis toimub 4 korda aastas siin Brüsselis ehk iga kvartal ja osalen siin täiskogu istungitel kolmapäeval ja juba järgmise neljapäeva hommikul peame tulema tagasi Eestisse, kuna 2. veebruaril järgmine nädal toimub Järvamaal Järva-Jaanis üks valimisdebatt TV3 korraldatud, mis on eetris veebruari keskpaigas. Nii et homme tagasi Eestimaale, loodetavasti kohtume teiega, kes tahavad tulla Viljandis teisipäeval 31. jaanuaril ja seejärel juba taas Brüsselisse 2 päevaks, õigemini 1,5 päevaks ja seejärel tagasi Eestisse, et tegeleda Riigikogu valimiskampaaniaga. Sest nagu ma olen ka varem öelnud, ütlen uuesti, iga inimene peab minema valima. Ja tänasel päeval on meil valida, ütleme nii-öelda, headuse ja kurjuse vahel. Headuse poolel on need erakonnad, kes tahavad tugevdada Eesti riigikaitset, tsiviilkaitset, toetada Eesti perekondi, laste kasvatamist, demograafikriisi lahendamist, regionaalarengut ja maaelu päästmist ja kurjade jõudude pool on just nimelt need, kellele vahet, mida otsustab Euroopa Komisjon, kõik tuleb üle võtta lakeilikult, nii nagu ikka, justkui vasallid kuskil väike Ida-Euroopa riigis, kus siis suured onud Brüsselis otsustavad, kuidas tuleb elada, kes loomulikult ei hooli tegelikult riigikaitsest, kes räägivad ainult 2 kuud enne valimisi sellest, kuidas nad nüüd hakkavad tegema, kuidas Reformierakond nüüd hakkab ehitama 4-realisi maanteid, mida nad taas lubavad. Ja muideks lõpetuseks, enne kui ma selle lõpetan, ma lihtsalt soovitan teil lugeda ka erakondade valimisprogramme. Ja kui te loete Reformierakonna valimisprogrammi, siis lugege, kas te leiate midagigi, kus nad käsitlevad sündide arvu tõusu, demograafikriisi lahendamist ehk kokkuvõttes, kuidas tagada Eesti rahvuse kestma jäämine järgmisteks põlvkondadeks. Seal on selle kohta 0 sõna. Küll aga on perepoliitika valdkonnas neil üks põhilubadus kooseluseaduse rakendusaktide vastuvõtmine. Ja pikaaegse kestmise poliitika valdkonnas on neil põhilubadus kliimapoliitika ehk siis rohepöörde teostamine. Mitte sõnagi selle kohta, et kuidas tagada Eesti rahva püsimajäämine. Seega, ma arvan, et see valik peaks olema üpriski lihtne, mille eest mingid erakonnad seisavad ja kes on heade poole peal ja kes on kurjade poole peal. Igastahes ma soovin teile ilusat nädala lõppu, mis kohe on saabumas ja kui me varem ei kohtu, siis kohtume Viljandis või siis kohtume läbi nädala kokkuvõtte video raames siit Brüsselist järgmise kolmapäeva õhtupoolikul. Aitäh ja olge terved!